minul paluti siis rääkida natuke tootlikkuse kasvust ja kuidas see aitab siis inimeste elatustaset kasvatada rohkem makromajanduslikust vaatest, et see on nüüd sammuke niimoodi makrotasemele sellest väga huvitavast sisevaatest, mis me just kuulsime. Et millest me siis räägime, et tegelikult sellest, et kuidas siis riigid rikkaks saavad, mis selleks vaja on. Ja kõige üldisemal tasemel me räägime, eks ole, sellest, et kui palju saavad siis, mida tähendab rikkus. Rikkus tähendab seda, et kui palju saavad inimesed keskeltläbi riigis tarbida siis tooteid ja teenuseid. See on see vähemalt, kuidas meie makromajandusteadlased seda elatustaseme kasvu mõõta oskame. Kindlasti tegelikult hõlmab see palju enamat, aga siin on siis selline kitsendus. Ja kõige suurem kõige olulisem tegur, mis siis selle tarbimisvõimalus, mis määrab ära riigi elanike tarbimisvõimalusi, on see, et kui tootlik on selles riigis tööjõud. Mõnevõrra mängib rolli ka see, et näiteks kui paljud inimesed on tööturul, kui suur osa rahvastikust, kui suur osa rahvastikust on hõivatud, see tähendab, ütleme, seal tööpuuduse määra erinevused riikide vahel, aga kõige suurem mõju on ikkagi sellel, et kui palju siis lisandväärtust toodetakse ühe töötaja kohta. Ja kui me vaatame siis lähemalt, et mis selle siis ära määrab, siis üks suhteliselt kergesti või ka keeruliselt, aga suhteliselt kergesti mõõdetav tegur on see, et kui palju on kapitali ühe töötaja kohta selles riigis. Nüüd, kui me mõtleme, kus kohas asub Eesti kapitali koguse taseme poolest võrreldes teiste riikidega, kellele me võib-olla tahame elatustasemelt järgi jõuda, siis on selge, et meil on sinna veel üsna pikk tee minna. Ja aasta-aastalt tegelikult see, et Eestis on investeeringute osakaal lisandväärtusest suhteliselt kõrge, tähendabki seda, et aasta-aastalt meil see kapitali kogus suureneb siis. Ja see on osa meie järgi jõudmise loost. Et mis selleks on vaja, et ettevõtetes investeeritakse tootlikku kapitali. Et seda määravad ära ka ütleme sellised asjad nagu riigi ärikeskkond, riigi seadused, kui kerge on siseneda turule, milline on usaldus riigi vastu, sellised suhteliselt raskesti mõõdetavad asjad. Nüüd kõike ei saa, kogu seda tootlikkuse erinevust, mis me riikide vahel näeme, me ei saa ära seletada sellega, et kapitali on lihtsalt erinevas koguses töötaja kohta. Ja siin tuleb mängu siis see, et tootmistehnoloogia on väga erinevates riikides.
Ja tootmistehnoloogia, selle all me mõtleme seda, et kuidas osatakse riigis kombineerida tootmistegureid, töötajaid ja olemasolevat kapitali, masinaid, seadmeid selleks, et toota lisandväärtust. Ja siin tootmistehnoloogia siis hõlmab väga paljusid tegureid. See sõltub sellest, et millised on inimeste oskused, teadmised, kuidas neid oskuseid ja teadmisi rakendada osatakse, kuidas osatakse selle riigis toodetud tooteid ja teenuseid turundada välismaal, milline on imidž. Ja siis nüüd tootmistehnoloogia, ka lisaks sellele, et aasta-aastalt me investeerime füüsilisse kapitali, siis väga oluline on ka see, et tootmistehnoloogia areneks riigis. Ja siin on põhimõtteliselt kaks suhteliselt erinevat sellist võimalust selleks arenemiseks. Et üks võimalus on see, et ettevõtted võtavad üle juba eksisteerivaid tootmislahendusi, mis on juba mujal välja mõeldud ja rakendavad seda ja sellega edendavad oma tootlikkust. See hõlmab ka väga paljus nagu kulude optimeerimist. Ja see on oluline siis sellistes siirderiikides ja ka Eestis. Aga pikemas perspektiivis see muidugi nagu ammendab ennast. Teine võimalus on selle tootmisvõimaluste piiri nihutamine, ehk siis täiesti uute tehnoloogiate, uute toodete väljaarendamine. Ja siin mängib rolli siis hoopis innovatsioon, teadus ja arendus, ja see on see, mis on pikemas perspektiivis see kasvuallikas, eriti kõrgema sissetulekuga riikides. Ja see on selge, et midagi uut leiutada on märksa keerulisem kui kasutusele võtta kellegi teise vana. Ja sellepärast me näeme, et siis jõukad riigid, mis on sellele tehnoloogia piirile lähemal, siis nendes siis majanduskasv ja tootlikkuse kasv aeglustub. See on ka osa sellest loost, miks Eestis võrreldes näiteks 90. aastatega on siis tootlikkuse kasv aeglustunud. Aga siin ma näitan teile minu kolleegi Kaspari tehtud joonist, kus on tumesiniste kastidega ära toodud siis selle tehnoloogia edenemise mõju siis majanduskasvule ja põhiline, mida siin ongi näha, on see, et see on üle aja ka Eestis olnud väga oluline ja võrreldes, ütleme, selle 90. aastatega küll nagu mõnevõrra vähenenud. Nüüd, kuidas siis tootlikkuse kasv tuleb, kui me vaatame majandust lähemalt? Et üks osa tootlikkuse kasvust tuleb läbi selle, et majanduse struktuur muutub. Inimesed liiguvad siis tootlikumatesse tegevusaladesse, vähem tootlikud tegevusalad hõive poolest kahanevad. Ja siis teine osa tuleb sellest,
et tegevusalade sees tootlikkus kasvab. Minu kolleegid Jaanika ja Alari tegid siin arvutusi, et see suhe ongi umbes 30% struktuurimuutused ja 70% siis tegevusalade sisene areng. Et see majanduse dünaamilisus, see siis nagu panustab ikkagi üle aja märkimisväärselt ja positiivselt tootlikkuse kasvu. Mis juhtub ettevõtete sees? Minu kolleegide esialgsed tulemused näitavad seda, et nendes ettevõtetes, kus tootlikkuse tase on kõrgem, kasvab hõive ja ka kapital kiiremini kui nendes ettevõtetes, kus see tootlikkuse tase on madalam. See on siis vaadates Eesti ettevõtete andmeid pikemal perioodil. Ja eriti tugev on see efekt just noorte ettevõtete seas ja sellistel tegevusaladel, kus on turul tihe konkurents. Et nendes segmentides siis me näeme seda, et töötajad, et need ettevõtted kasvavad, kus ongi kõrgem tootlikkus. Nüüd ma rääkisin, et selle tehnoloogia juures on väga palju sellist, mida on väga raske mõõta. Üheks näiteks siin on juhtimine, mida puudutati ka eelmises ettekandes veidi. Siin ma tooksingi välja võib-olla 2 sellist huvitavat asja, mida on Eesti kohta leitud. Et siin on ära toodud siis, on mõõdetud PIAC-i uuringus täiskasvanute oskuseid. Ja siis on võetud juhtidena töötavate inimeste oskused ja ülejäänud töötajate oskused. Siin on siis konkreetselt nende kolmnurkadega on näiteks probleemi lahendamine digitaalses keskkonnas ja need kastid on sellised rohkem üldoskused ja siin paistab silma see, et see erinevus, et kuivõrd juhid on töötajatest üle, on Eestis suhteliselt madal võrreldes teiste riikidega. Ja samuti, kui me vaatame siis otseselt Eesti juhtide skoore, mis nad on saanud selles uuringus, siis võrreldes Ida-Euroopa riikidega on need kõrgemad, aga näiteks Põhjamaa riikidega on need märksa madalamad. Nii et juhtimiskvaliteet, see on üks oluline asi, mida arendada, mis mõjutab seda tehnoloogilist arengut. Seda on nagu väga keeruline mõõta, aga siin on üks selline väike proksi. Teine on töötajate, inimeste digioskused. Ja kuigi me skoorime väga hästi uuringus, mis mõõdab kooliõpilaste oskuseid, siis mis puudutab digioskusi täiskasvanute seas, siis tegelikult seal see seis nii rõõmustav ei ole. Ja siin on näha, et eriti vanemates vanuserühmades
ja samal ajal on ka nii, et Eesti ettevõtted pakuvad suhteliselt harva võrreldes teiste riikidega siis oma töötajatele digioskuseid edendavaid koolitusi. Et võib-olla see on üks selline valdkond ja võimalus Eestile. Nüüd vastukaaluks siis lõpetuseks midagi rõõmustavat, et üleüldiselt Eesti on ikkagi mitmete selliste näitajate poolest ühes pundis selliste riikidega, mis on valmis selliseid piiri nihutavaid tehnoloogiaid arendama ja vastu võtma. Ja nüüd see ÜRO raport viitab sellele, et põhilised kitsaskohad on meil teaduse arenduse finantseerimine ja see siis võimaldaks meil areneda edasi. Suur tänu, Orsool, ja teeme aplausi